Nii. Kas oleme nüüd täiesti laivis? Tere tulemast kõigile, kes te vaatate meid veebi vahendusel ja kõigile, kes on koha peal. Oleme täna siin Südalinna raamatukogus ja tähistame noortekirjanduse päeva. Mina olen Hanna, meie noortetöö peaspetsialist, kes siis täna üritused sisse juhatab ja on teiega päeva lõpuni. Kui te vaatate meid kusagilt kaugemast Eesti paigast või kas või siitsamast Tallinnast ja te olete terve klassiga, siis ma kindlasti paluksin, sest mind väga huvitab, kirjutage kommentaaridesse oma kooli nimi ja palju teid on, siis mul on pärast huvitav vaadata. Nii, aga esimese asjana on meil siis täna väga hea meel esile tõsta ja austada Eesti noortekirjanikke. Meil on välja kuulutada 4 erinevat autasu ja alustame Margus Karu nimelisest auhinnast, mida Tallinna raamatukogud annavad siis Eesti originaal noorte kirjandusele, mis on eelmisel aastal saanud meie raamatukogudes kõige rohkem laenutusi. Ja 2024. aastal oli selleks Ene Sepa raamat Eestluse valem. Nii, Ene, palungi sind. Nii. Ja Ene on meil siin täna koha peal, nagu te aru saate. Nii, ma annan sulle aukirja. Aitäh. Ja ma annan sulle, meie Margus Karu auhind on selline väga lahe graveeritud raamatustopper, kus siis võib näha, kuidas just kui nagu Margus istuks pingil ja loeks midagi. Suurepärane, aitäh teile. Kas on meil nii palju käsi, et... On. Ja meie noortetöö peaspetsialist, lastetöö peaspetsialist Merle teeb kõigi autoritega ka lühikese intervjuu, kus nad natuke avavad seda, et kuidas selle raamatu kirjutamine siis ikkagi oli. Ja mul. Ene, mul on väga hea meel, et sa oled siin. Ma nägin seda hetke, kus sa hakkasid seda raamatut kirjutama, kus sa nagu rääkisid sellest raamatust, aga nüüd, kui sul on see auhind käes, mis tunne see on? See on tegelikult väga lahe tunne, sest see on selline suur tunnustus, et just noored, kellele ma selle raamatu kirjutasin, et päriselt loevad seda ja neile meeldib see. Et see on mõnes mõttes, ma ütleks, et isegi kõige suurem tunnustus, mis on võimalik pälvida, et just lugejad armastavad raamatut. No nii, mul on siis paar küsimust ka veel juures, et tegelikult mis ajendas sind seda raamatut kirjutama? See ajend oli tegelikult väga selline võib-olla tavapäratu, et nimelt mul on, mu abikaasa ei ole pärit Eestist, ta on pärit Ameerikast ning ta proovib eesti keelt õppida. Ja mu sugulane õpib muusikaõpetajaks ja siis jälgida kõrvalt, kuidas mu sugulane proovib parandada abikaasa hääldust ja kõik need väljendid ja variandid, mis ta kasutab, ma tundsin, et ma tahan endale sellist tegelast raamatusse. Ehk et siis Sabrina prototüübist saigi terve raamat alguse, et ma pidin muu jutu sinna ümber lihtsalt välja mõtlema. Ahaa, väga põnev. Kuidas need nimed on ikkagi need, et kuidas sa tegelaste nimesid välja mõtled? Kas kõik tuttavad on nad? Mõnikord tulevad tuttavad, et näiteks seesama sugulane, tema on seal oma nimega ilusti olemas, et see oli talle justkui ka eraldi tänu. Teised nimed, ausalt öeldes tihti peale ma lihtsalt võtangi ette mingise raamatu, laste nime raamatu näiteks, et nagu värsked vanemad mõtlevad, et kuidas võiks oma lapsele nime valida. Hakkan samamoodi läbi seal otsima lihtsalt, mis nimi tundub, et sobib. Ja ühel hetkel saatad sellise nime otsa, mis sa vaatad, et see on täiesti loogiline, see läheb ime hästi. Väga hea teada. Aga nüüd, ikkagi eestluse valem on see pealkiri. Kes on sinu jaoks eestlane? Ja ka seda, et kas raamatu kirjutamine muutis sinu arusaamist eestlusest, eestlastest? See küsimus, kes on siis eestlane, raamatu kirjutamine muutis niivõrd, et otsast vastust tegelikult ei olegi. Et küsimus on justkui ise nagu hästi lihtne, et kes on eestlane ja peaks olema ju
lihtne anda selline kiire lühike vastus, aga tegelikult igale asjale hakkab seal kohe tulema rohkem küsimusi. Et kui vastata, et eestlane on see, kes on Eestis sündinud ja kasvanud, et aga kuidas siis on nende inimestega, kes sündisid välismaal eestlastest vanematele? Või kui öelda, et kõik sõltub sellest, kes on su vanemad, aga kuidas on nende lastega, kes on adopteeritud? Kui võtta välimusküsimuseks, et eestlased traditsiooniliselt justkui heleda nahaga, et kas see tähendab seda, et kui sul on tumedam nahk, aga sa oled Eestis sündinud kasvanud, et siis sa ei ole eestlane. Ehk et iga selline kiire lühike vastus, mis tahaks automaatselt anda, sellele tuleb kohe niimoodi 10 küsimust vastu, et oled sa ikka kindel, et see on niimoodi päris õige. Et seda võib-olla raamatu kirjutamine veel natuke rohkem isegi tugevdas, et sellel ei ole ühte head kindlat vastust, et kes on siis see õige eestlane. Okay. Aga on ka mingid tagasisidet tulnud kas õpetajatelt, noortelt endilt, et aga selle punkti sa unustasid või miks sa sellest ei kirjutanud? Hetkel ei ole tulnud, aga see on igati oodatud, et jällegi kui keegi näeb, et midagi jäi seal puudu või oleks võinud veel mõelda, et ma võtan igal ajahetkel selle vastu. Nii et kui on noored, ükskõik kas ekraani taga, siinsamas meil, et on mingisuguseid mõtteid, et kas keegi on lugenud seda eestluse valemit ja kui ei ole, siis lugege ja andke tagasisidet, sest et ma usun, et kirjaniku jaoks tagasiside on oluline. See on nii oluline ja ma tahaks veel omalt poolt öelda seda, et tagasiside ei pea olema ainult positiivne, et ka selline negatiivne tagasiside või kriitika, et seda on hästi oluline saada, sest see on midagi, mis võimaldab mul õppida järgmist raamatut paremini kirjutada. Mis on üldse tegelikult kõige raskem kirjutamise juures? Me just siin Lauraga natukene rääkisime seda, et 2 asja, alustamine ja lõpetamine. Et alustamine, kuna kõik on nii võõrad sulle, sa täpselt ei tea seda, kuhu see lugu läheb ja mõneti ka see, et mõtteis on justkui sul välja mõeldud see maailma fantastilisem lugu, kõige parem raamat ja kui sa hakkad seda kirja panema, siis ei ole nii lihtne. Ja lõpetamine minu jaoks on keeruline, sest ühel hetkel mul on raamatust nii kopp ees, ma ei taha sellega enam tegeleda, kõik tundub nii igav, sest ma olen seda juba 1,000,000 korda läbi töötanud, aga samas on tunne, et ma peaksin ikka veel töötama, veel viimistlema, veel paremaks saama, et siis on selline pidev küsimus, et kas nüüd on piisavalt valmis, et edasi saata või kas ma pean veel nokitsema ja nuputama ja viimistlema. Sul on käes ka see raamat. Ma korraks siis vaatame, näitame korraks teistele ka, kes ei ole võib-olla veel jõudnud seda raamatut lugeda. Eestluse valem. See on ikka, ütleme nii, et esimene pilk sellele, et oi kui palju lehekülgi. Miks just nii palju ja üldse miks kõvade kaantega, miks mitte pehmete kaantega? Kõvad kaaned säilib paremini. Väga lihtne põhjus. Ja miks nii palju, et lühemat lugu ma ei oska kirjutada, kuigi ta on tegelikult põhimõtteliselt sama pikk kui kõik mu ülejäänud raamatud, et seal 50 000 sõna kandis, mis on omakorda seotud kirjutamiskuuga, kus see 50 000 sõna on minimaalne ja siis hiljem vaatan, et kas on vaja veel midagi juurde lisada või ära võtta. Huvitav, kas noortel on ka mõni küsimus selle eestluse valemi kohta? Hetkel veel ei ole, aga ütleme nii, et see sama raamat. Nüüd on hästi palju räägitud sellest, et sisu, et hästi on oluline eestlus. Aga nüüd on ju Eesti raamatu aasta. Kas tegelikult sa sihtisidki, et vot nüüd Eesti raamatu aasta puhul, varsti on kohesi, äkki siis sellepärast see teema? Seda kindlasti mitte, et kui ma üldse kuskile sihtisin, siis mul algul oli mõte, et proovida rihtida sinna eelmine laulutantsupidu, et sinna kanti, et avaldada selleks ajaks, aga nii ruttu ma seda valmis ei jõudnud. Ja siis oligi juba see, et okei, ma tegutsen omas tempos ja muidugi toimetajaga läheb veel aega, et tema annab omalt poolt soovitusi, mida ma saan arvestada natuke ümber kirjutada. Et otseselt ma seda Eesti raamatu aastat ei sihtinud, kuigi nüüd on muidugi tore mõelda, et jaa, absoluutselt täpselt selleks ajaks. Mitu aastat juba planeerisin. Väga armas. Igastahes suur aitäh sulle tulemast. Aitäh, et sa kirjutasid selle erilise raamatu. Mina olen seda lugenud mitu korda ja soovitan kõigile teistele ka. Aitäh! Aitäh! Suur aitäh Henele! Nii, ja meie ülejäänud 3 auhinda või siis austusavaldust on otse noorte enda valitud. Märtsikuu jooksul oli võimalik hääletada 3 erinevas kategoorias.
esimene nendest kategooriatest oli siis parim 2024. aastal ilmunud Eesti oma noorteraamat. Ja noored valisid selles kategoorias kõige paremaks Laura Evisalu raamatu Õiged mehed. Palun valida. Kõigile neile raamatutele, nagu te võib-olla juba nägite, ma ei tea, kui hästi see videosest näha, tuleb selline oranž kleeps peale, kus ütleb noor loeb. Selle järgi te tunnete ära sellel aastal ja ka varem auhinnatud teosed. Nii, diplom. Palju. Ja Merle räägib siis Lauraga samuti korraks. Nii, Laura. Räägi siis, see auhind. Väga-väga eriline auhind. Noored ise valisid selle. Nüüd on selline hetk, et mis tunde see sinus tekitas see auhind? No, ja kas see tuli üllatusele? Ja see tuli minu jaoks ikkagi väga suure ja sellise ülipositiivse üllatusena, et minu meelest see on üks suurimaid tunnustusi, mida üldse kirjanikuna saada, kui see sihtrühm, keda sa oled silmas pidanud ja kellele sa oled mõelnud, ikkagi märkab sind ja annab sulle sellise tunnustuse. Et eks kui ma nagu kirjutasin seda lugu, siis ma ikka sisimas tundsin, et see lugu oli mulle endale oluline. Ma teadsin väga palju ka noori, kellele ma arvasin, et see võiks olla oluline, aga et neid on nii palju, et see tõesti on väga-väga tore üllatus olnud. Ja, et üle Eesti, et ei ole ainult Tallinna noored, sest et siin kui on Tallinna noored ainult otsustavad, siis üle Eesti noored otsustavad sinu raamatu üle. Aga kui me rääkisime sellest sõnumist, mis on see päris sõnum, miks sa seda, või mis selle raamatu põhisõnum on sinu jaoks, see Õiged mehed? Ma korraks näitan äkki võib-olla seda kaanepilti ka, et siis on kõigil teistel ka näha seda. Jah, et selle pealkirjaga on täpselt nii, et nagu ma natukene alati ise ironiseerin, et üritasin kirjutada siis sellise meheks olemise õpiku justkui, et kui pealkiri on Õiged mehed, et siis kindlasti saab vastuse, et kuidas olla õige mees. Aga tegelikult ma arvan, et see lugu just nimelt keskendubki sellele, et seda õiget ei ole. Ja see õige tunne võib-olla saabki tulla ainult enda seest. Ja ma arvan, et selle loo selline sõnum võikski eriti just noortele olla see, et selles praeguses ülikiire tempoga maailmas, kus sul tuleb meediast igalt poolt mujalt nii palju seda infot peale, et siis tegelikult on vaja seda rahulikult ise olemise hetke ja seda endas ära tundmist, et aga mis mina siis tahan, mis on need minu väärtused, kuidas ma üldse leian üles need väärtused, et ma arvan, et see võiks olla see loo sõnum, võtta aega, mõelda oma mõtted lõpuni ja mitte lasta neid teiste omasid kogu aeg sisse. Ahaa, ja kas sa kohe alguses teadsid, et millega see lõpeb? No, kui sa kirjutama hakkasid, et mõtlesid, et okei, ma võtan Õiged mehed, see pealkiri ka, ja siis kas sa teadsid kohe, et no nii, see lõpeb sellega? No mul selline väike eelaimdus oli, et ma ikkagi nagu olin oma peas nende tegelastega juba päris tükk aega koos käinud, neid kombanud, nendega tuttavaks saanud, aga mulle kirjutamise juures endale meeldib kohutavalt just see, et see on täis nii palju üllatusi, et ma arvan ikkagi ka, et need mingid arengud, need mingid mõtted, mis neil tegelastel, eriti just Riksi tegelaskujul tekkisid, et need üllatasid mind ennast ka, et see oli niisugune tore kooskasvamine. Aga kas nad põhinevad mingil tegelikul inimesel? No minul on noortele kirjutades see tohutu eelis, et ma olen nüüd 7 aastat töötanud koolis eesti keele kirjanduse õpetajana, ehk siis ma näen neid noori pidevalt enda ümber ja loomulikult nad ikkagi eksivad mu lugudesse ka vahepeal ära, et on selliseid selgemaid, äratuntavamaid jooni, et kus õpilased on tulnud ütelnud mulle, et kuule, aga see on ju täpselt nagu minu klassivend või et selle sa kirjutasid küll meie tunnist otse maha ja see lugu tegelikult sündis mul ka ikkagi ühe nagu päriselt klassis juhtunud situatsiooni, dialoogi ümber, mis jäi mu peas pikaks ajaks ketrama ja kui ma arutasin seda ühe samamoodi siis õpetajana töötava sõbrannaga, et siis me saimegi aru, et see just nagu see meheks olemise defineerimine või see kuidagi see selline valu ja segadus, mis noorte seas on ja kui palju nagu konflikte tegelikult selle ümber tekib, et millised siis need poisid võivad olla või kuidas nad peavad käituma või kuidas nad oma neid ideid kommunikeerima peaks, et see on tegelikult palju laiem probleem kui see, mis ma seal klassiruumis ühel hetkel kohtasin, nii et jah, see kõik päris elu inspireerib ikka kõige paremini. Aga nüüd, kuna olen lugenud, siis ma kuidagimoodi mingi hetk tundsin, et see raamat lähebki selleni, et kas sa meelega andsid nüüd hästi palju vihjeid, et vot, see on selle põhimõttega, et need poisid on meelega niimoodi, et see
süžee liikus kogu aeg sinnapoole, et kõik saaksid aru, kuhu see viib? No selles mõttes mulle endale nagu hästi palju tundub see, et päriselu tegelikult kohati on nagu läheb ka mingi sellise nagu kindla nagu loogika järgi ja meil on tihti ikkagi nagu kõhutunne, et mingid asjad on natuke korrast ära või lähevad sinna teises suunas, me lihtsalt ei taha seda endale tunnistada. Ja kuna mul endal nagu ikkagi ka oli teadmine, kuhu suunas ma pean selle looga veerema, et ma arvan, et see sealt nagu süžeest läbi kumab, aga samas ma olen kohanud ka lugejaid, kes ikkagi on ühel hetkel saanud nii-öelda täieliku sellise šokiraamatut lugedes, et kas see tõesti läkski sinna suunas, et kas see pidigi nii juhtuma, et ma mäletan, mul üks õpilane kunagi veel tunnis luges mul seda raamatut ja kui ta jõudis siis nii-öelda selle kohani, mida võiks pidada selle raamatu kulminatsiooniks, siis ta sööstis mu juurde ja ta oli täiesti endast väljas. et kuidas seda, ja tema ei näinud seda tulemas ja mina ise mõtlesin, et ma ju olin vihjanud, ma olin nagu hoidnud tema kätt, aga see tuli tema jaoks šokina, nii et ma arvan, et see sõltub võib-olla natukene ka sellest, et mis nagu ootustega lugeja ise läheb ja mis see tema eelhäälestus on, Tõsi. Nüüd sellest tagasitest, mis on kõige meeldejäävam tagasiside üldse, mis sa oled saanud? Kas on mingisugust, ka mitte nii positiivset tagasisidet tulnud selle raamatu kohta? Pigem vist ikkagi tagasiside on üldiselt olnud selline hästi positiivne. Mulle väga meeldis, kuidas pärast seda, kui mul eelmisel kevadel siis see teos ilmus ja mul oli siis oma koolis ka esitlusõpilastele, siis üks mu õpilane siis soetas mult selle raamatu, läks kohe koju, 2 tunni pärast tal oli see loetud ja siis ta kirjutas mulle ja ütles, et selle raamatuga on üks probleem, et ta annab mulle 8 punkti 10, et see lõppes liiga ruttu ära. Ja ta ei olnud rahul sellega, tal oli seal nagu mitmeid asju, mida ta tahtis veel teada, et mis siis ikkagi saab ja see nagu ei sobinud talle, et ma ütlesin, et aga võt nüüd on see koht, kus sa nagu ise teed endast selle rahu, et mis siis sinu jaoks sai, eks ole. Et see oli nagu selles mõttes hästi tore tagasiside, et sai liiga ruttu otsa. Aga võib-olla sellist nagu kriitilisemat tagasisidet, eks on see Riksi tegelas, kui on kohati nii-öelda osadele lugejatele päris problemaatiline, et ma tean inimesi, kes on suutnud lugeda võib-olla esimesed 5-6 peatükki ja siis ütlevad mulle ka, et ma läksin nii närvi, et ma ei suuda praegu, et ta ärritas mind nii kohutavalt, aga Riksiga tuleb olla kannatlik ja selle jaoks nagu, talle tuleb natukene aega anda. Ja mõned võib-olla ütlevad, et ta kohati muutub jälle liiga kiiresti, aga samas ma siin võib-olla ise nagu tunnen, et ta on tegelikult ikkagi selline mõtlemisvõimeline poiss. Tal lihtsalt ongi nagu vaja luua seda ruumi, et need mõtted ära tunda. Õpetajana ja teades, missugust raamatut sul on eelnevalt kirjutatud, mis on edasine suund? No mul siin üks noortele kirjutamise mõte veel on, et ma just praegu nagu hästi palju mängin ise sellise headuse, kurjuse teemaga meie maailmas, et kui me nagu ühiskonnas ringi vaatame, et kus ja kuidas see meile nagu silma paistab ja kui palju seda on noortekultuuris. Aga tegelikult ma nüüd olen ikkagi siin päris palju üritanud ka sellisele täiskasvanud lugejale kirjutada, et ma olen seda horisonti enda jaoks nagu laiendanud ja see katsetamine on hästi, hästi tore ja siuke mõnus olnud, et ma ise tunnen, et siin on ka nagu palju sellist kirjanikuna kasvamist praeguses ajas. Aga need noored, kes sul on õpilased, kas nad ei tunne, et ühte raamatut veel paluks ja vot sellel teemal? No selliseid tellimusi veel ei ole otseselt antud, aga mõned ikkagi tulevad veel, et see kindlasti ei jää viimaseks noortele kirjutatud romaaniks. Seda rõõm kuulda. Igastahes suur aitäh sulle, Laura Jõgisalu, ja raamat siis Õiged mehed. Aitäh! Suur aitäh Laurale. Nüüd järgmine kategooria Noor loeb hääletusel oli siis 2024. aastal ilmunud Eesti noorte raamatu Kaanekujundus. Ja seekord osutus noorte poolt valituks Lilian Voks-Ivanovi kujundatud Tiuhkäme teise raamatu Kaanekujundus. Lilian, kohe esimesed küsimused on sellised, et nii, see raamat, näitan kohe teistele ka, selle autor, sa tunned teda väga hästi. Kuidas on teha koostööd
autoriga nii lähedases suhetes olles? Päris hea, sellepärast et kirjutamisprotsessis me põrgatame ja ka kujundamisprotsessis me põrgatame natuke ideid ja mõtteid ja mingeid fookuspunkte, et kuidas nagu leida see parim või mingi asi, mis on puudu. Ja kaane puhul ka, et kui kujundama hakkad, siis ikkagi mida nagu kirjanik ise nagu näeb, et mis see võiks olla, sest tema tunneb enda lugu nagu kõige paremini ja siis mina püüan selle kuidagi niimoodi kujundada, et ta siis vastaks loole ja tuleks see mingi tunne sealt välja. Kas meelega, et kuna see on nüüd teine osa, et siis kumba oli nagu selles mõttes keerulisem kujundada? Et see on enam-vähem ju samad toonid enam-vähem? Jah, teist osa tõenäoliselt, sest sa pead selle tunde nagu säilitama, sa ei saa, kuna lugu on ise natuke müstiline ja siuke hämar, siis sa ei saa nagu teist kujundust teha nagu roosat ja helget. et selles mõttes nad peavad nagu komplekti sobima ja kuna lugu ei ole päris lõpuni veel kirjutatud, siis ei saa ka 3 osa nagu korraga kujundada, et tuleks nagu siuke ühtlane, et jah, seda hoida nagu seda natuke siukest magicut. Ahaa, väga hea. On neid, et illustraatoreid ja kirjanikke, kes koostöös ütlevad, ainult kirjanik ütleb ainult mingid märksõnad, et vot sellest tuleb raamat ja palun siis kaane kujundust. Kuidas siis tegelikult, kui palju tegelikult Meelis sulle ette ütles? Et vot ma tahan ikkagi, vot sellel teemal tuleb ikkagi, et vaatame ikka koos nüüd seda uuesti üle ja äkki veel natuke andis tagasi, et kuule, äkki seda toonid ei ole võib-olla need? Tema pigem ütles, mida ta nagu seal näha tahaks, ehk siis see fookus oli sellel kuul või 2 kuul õigemini, ja see muu oli nagu, kuna see keskkond, kus see toimus, on juba raamatus ette antud, siis lihtsalt tuli see nagu niimoodi sättida, et see kuu siis oleks ja et ta siis mõjuks ja nii edasi, et see keerata nüüd nagu teisipidi, ehk siis maa nagu püstipidi, et see tuli nagu töö käigus ja tegelikult see raba see maastik ja see triibustik, mis siin tekib, et kuna seal on südamerütmiga on seal raamatus 1,2 tegemist, siis tegelikult tekib seal ilusti ülevalt alla veel see nagu lisamõõde sinna, et see nagu tuli veel omakorda sinna juurde. Väga boonuseks. No ma küsin hoopis intrigeerivama, ma mõtlen vähemalt enda silmis, et AI on ju päris oluline meie jaoks tänasel päeval. Kui palju sa kasutad AI-d, et ideede jaoks, et kuidas kujundada või on äkki annab ideid, nippe või AI on täiesti kõrval, et ei, seda ma ei puutu? Ei, mina ei ütle AI kohta, selles mõttes ta võib sul olla abimees, aga tegelikult seda hinge sisu ta sinna ikkagi ei pane. Et selle sa pead ikkagi ise panema. Et selle teise kaane puhul ei ole AID kasutatud, esimese puhul on kombinatsioon, aga seal oligi see nagu, kuna see just tuli, see oli nagu nii selline intrigeeriv, et seal on nagu natuke mingeid elemente, mis et see oli nagu tollel hetkel huvitav, enam ei ole. See on nagu läbitud. Selles mõttes, et sai mängitud ja aitab küll. Aga nüüd tuli see sa pead saama nagu ka selle tunde nagu nüüd sellest teise, et mis sul see AI seal võib-olla natuke nagu tegi, on ju, et see pead suutma edasi minna sellega, aga ise, ilma AI-ta. Väga hea, aitäh, et sa tegid seda. Aga nüüd on niimoodi, et paljud kirjanikud ütlevad, et loevad teisi raamatuid, et saada ideid. Kuidas kaanekujundajal või üldse kujundajal on? Et kas peab vaatama hästi palju erinevaid noortekate kaanepilte, vaatama, mis on hästi läinud, mis ei ole hästi läinud? Kas see on üldse oluline? Ikka on. Et isegi mitte nagu, isegi mu lapsed ütlevad, et nemad ei mõista enam, nad on liiga noored nende jaoks, et see ja mina siis sealt edasi, et tegelikult saada aru, mis noortele nagu meeldib, et selles mõttes ma olen nagu väga tänulik, et nad on, nad näevad seda, mis ongi nagu eesmärk, eks ju, et saada noor üldse lugema.
et kui kaanekujundus ei kõneta, siis ei jõua see raamat võib-olla ka selle noore lugeja laua peale, et see on nagu see kõige olulisem. Aga loomulikult ma vaatan ideid, kuidas on midagi lahendatud, kus on midagi põnevat ja see ei ole üldse seotud nagu mitte niivõrd noorte ja vanade või ma ei tea kellega, kui kaanekujundus kõnetab, see ongi nagu põhiline, siis mina olen siis müüdud selles mõttes, et ma olen küllalt niimoodi raamatuid ostnud, kus kaanekujundus on, pärast tuleb välja, et siis on ka hea. Sellest sisust, kas sa ise loed need raamatud enne ka läbi või selle mustandi? Oi, issand, ma ei tea, ma loen neid mitu korda selles mõttes, et me põrgatame kirjutamisprotsessis, siis ennem kui läheb meil toimetajale, siis me seal omaette arutame, siis kuna ma mitte ei kujunda, vaid ma ka seda kaant, vaid ma ka küljendan, siis kas selles protsessis läheb veel, ühesõnaga ma loen seda enne ilmumist mingi 4-5 korda. Et jah. Siis on peas see raamat, nii et kui ma teeksin Viktoriini, siis... Nüüd on, sellest on nüüd natuke aega möödas, kui see ilmus, aga ei, jah. Nüüd ma tean, et ma küll kirjaniku käest ei saa seda küsida, sest ta on küll siin samas, aga küsin sinu käest, et kas sa tead, millal ilmub 3. osa? See aasta. See aasta? Kas on juba teada ka, et millal? Sügisel öeldi. Kaanekujundust veel ei ole. Aha, nii et... See tuleb ikkagi siis, kui on teada, kui on lugu valmis ja sa pead leidma selle õige punkti, et sellega veel ei tööta. Ahaa, okei. Aga on sul mingeid mõtteid, et nii, aga Meelis kirjutab sellest, või kuidas ta on niimoodi, kas sa vahepeal piilud ka, mida ta kirjutab? Niimoodi juba ette ära. Ei, ta ei lase piiluda. Ta ei lase ja tooriku kallale mind ei lase, sest siis ma hakkan liiga palju küsima ja siis see segab. Väga mõistlik. Igastahes mul on hea meel, et sa tulid. Mul on hea meel ka kirjaniku üle ja selle raamatu üle ja see Tiukamäe, nii et kes ei ole lugenud veel esimest osa, siis lugege enne esimene osa läbi ja siis alles teine osa. Nii et selline hästi armas raamat ja hästi kujundatud. Suur aitäh sulle! Aitäh! Nii, suur aitäh Lilianile. 3. kategooria meie noor loeb hääletuses oli, et me küsisime noortelt ka, et milline oli 2024. aastal kõige parem tõlgitud noorteraamat. Ja ennekõike just selle suunitlusega, et me saaksime tõlkjat tänada selle hea töö eest, et oli just hästi tõlgitud. Ja seal osutus valituks Lee Tõnismann, kes tõlkis Jennifer Lynn Barnesi Pärimismängud. Merle kohe näitab seda raamatut ka meile. Lee kahjuks ei saa täna meiega liituda, sest et päris palju viirusi on veel liikvel ja ta on tõbine. Küll aga ta kirjutas ta meile mõned sõnad, mis ta mõtles, et võiks kaasas käia sellega ja ma lihtsalt loen need teile. Sa kogu aeg ei pea hoidma seda, ma luban. Nii. See on siis Lee Tõnismanni pöördumine noorte poole. Aitäh, tublid noored lugejad, kes te valisite hääletusel Noor loeb Jennifer Lynn Barnesi Pärimismängud parimaks 2024. aastal tõlgitud noorte raamatuks. Mulle kui tõlkjale teeb see suurt rõõmu. Järelikult suutsin tõlkides jätta Barnesi suurepärase teksti ära rikkumata. Tunnen, et noorte poolt heaks valitud olla on märkimisväärne au. Igapäevatöös näen, et noored inimesed ütlevad enamasti otse välja, mida mõtlevad. Tõlketööga tegelen õpetaja ameti kõrvalt. Olen tänulik oma õpilastele. Esiteks on nad leidlikud ja vaimukad inimesed, teiseks aga ei lase mulle elust võõranduda. Ilmselt muutuksid mu tõlkelaused puiseks ja ebaloomulikuks, kui istuksin kõrgele elevandi luust tornis ja harrastaksin kõrget mõttelendu, ilma et kuuleksin ehedat eesti keelt. Suur osa mu päevast ja nädalast möödub põhikooli õpilaste seltsis. Koolipäeva jooksul juhtun teinekord kuulma toredaid ütlemisi ja kui kaustik käe pärast, võtan hetkeks aja maha ja panen öeldu kohe kirja. Võimalikult kohe, sest kui üht ainukestki sõna muuta, kaotab ütlemine selle õiges ära. Vahel jälgib õpilane rahuloleval ilmel, kuidas ma tema öeldud sõnu üles kirjutan ja täpsustab. Pane kindlasti kirja, et just mina seda ütlesin. Alati ei jõua muidugi jaole, täpne sõnastus läheb meelest ja parimad ütlemised kaovad ajaliiva. Nii mõnigi kord ma mõtlen, et lugemine tuleks ära keelata.
keelatud vili on nimelt kõige magusam. Mina armastan väga raamatuid. Mul oleks võimatu vastata küsimusele, mis on su lemmikraamat. Neid on lihtsalt nii suur hulk. Tõlkinud olen vist üle 100 raamatu. Barnesi pärimismängude sari tõuseb nende hulgast esile hoogsa tegevuse ja mõttemängudega. Autoril õnnestub panna oma tegelastesse rohkesti energiat, pinget, löögivalmidust. Barnes saadab oma tegelastele pidevalt uusi väljakutseid, ka eestindajale. Tema sõnamängi eesti keelde ümber panna on teinekord paras pähkel ja see hoiab tõlki aju värske. Peale sõnamängude tunnen alati rõõmuga kavalalt teksti sisse poetatud luuletustest, mis hakkavad sündmuste käigus oma elu elama. Avery sarja teises raamatus, mis samuti juba ilmus, avanes mul võimalus tõlkida luuletus Mürgipuu, suisa nii kuulsat luuletajat nagu William Blake, kelle loominguga tegelesin ülikoolipäevil kursuse töös ja taaskohtumine oli tore. Häid raamatuid on palju, aga paratamatult satub ette ka neid, mis ei lähe hinge ega tekita soovi kaasa mõelda. Mõnikord lihtsalt on sedasi, et õige aeg selle või teise raamatu lugemiseks on juba möödas või alles ees. Või ei tulegi. Mina jätan raamatu, mis ei pane kaasa elama, enamasti pooleli. Pole mõtet end piinata. Vabatahtlik lugemine peab olema mõnu. Veab, kui satud õige raamatu peale, mis haarab ja vaimustab. Neid on, aga nad on sadade teiste hulgas peidus. Leia see, mis kõnetab. Loodan, et lugemisrõõmu pakub ka pärimismängude järg, mis ilmus samuti 2024. aastal ja kannab nime Hawthorne'ide pärand. Head lugemist kõigile, ikka ja alati. Lii Tõnismann. Soovime siis Liile kiiret paranemist siit meie poolt. Sellega on meie esimene sündmus läbi. Kes te jälgite meid ülekandes, siis kell 12 jätkame siin hoogsalt ja üles astuvad Doris Kareva ja Reijo Roos, kes on väga eri põlvkondadest luuletajad, kes siis meie raamatukogu hoidja Marta Väiksel modereerimisel ja suunamisel hakkavad arutama, kuidas on olla noor luuletaja, kuidas oli see vanasti, kuidas oli see natuke uuemal ajal ja mis nad sellest kõigest mõtlevad. Siis ootame teid tagasi.